Tere tulemast Einer jututuppa, mul on täna külaliseks UBG. UBG on krüptomaniak, krüptoinvestor. Kuidas sa ise ennast nimetaksid? Ma nimetaks, et tegelikult olen Tanel Sillats ja mu sokkpapet kasutaja on UBG. Ma kusjuures ei teadnud su päris nime. Ma täna kuulsin esimest korda. Tere, Tanel. Tervist, Einer. Räägi, mis su amet on või kui keegi küsib, vaata, kes sa oled, mida sa teed, kas sa oled krüptoinvestor või? Pigem olen nagu, no hetkel mul on ka nagu nädal aega olen töötanud trükkalina ajakirja trükikojas. Sa läksid, räägime sellest pärast, sa läksid tööle, vaata, kuigi sa said krüptorahaga põhimõtteliselt miljonäriks peaaegu. No, rikkuriks, väga rikkaks. No pool maa põhimõtteliselt jõudsin poolele maale. Ja, räägime sellest, kuidas paar aasta tagasi vist oli, umbes mõni aasta tagasi, UBG tuli minu juurde, ütles, Einer, siukene uus krüptoraha nagu Steam, siuke sait nagu Steamit. Ei, sina tulid minu juurde, sa tulid, et mingi, kuule, mul on mingi paarsada euki vaja, et kuradi, kas sul on mingisugune lahendus, sest ma suhtlesin sinu tuttavatega, Insu ja Olliga. Ja siis nemad mainisid, et mingi et ma mingi otsin, nagu ma tahtsin neilt SIM-kaarte osta, aga siis nad mainisid kuidagi sulle, et mingi et see vend mingi... Et võiks raha teha, et selle meil on raha vaja. Okei, siis sina sa võtsid minuga ühendust, et mingisugune uus asi, Steam on ja Steamit, et usalda, et mul on lihtsalt vaja SIM-kaarte, et hakka SIM-kaarte hankima ja siis aasta aja pärast me oleme rikkurid. Siis ma jälle mingi püramidskeem, jälle mingi Better Life ja mingid Omega 3 tabletid ja kõik asjad tulid mulle meelde nagu minevik, on ju. Ja siis mõtlesin, et mul on nagu kadunud nagu see usaldus või siuke nagu ära vaata sest et kunagi 20-des ma elasin nii palju sitta läbi vaata igasuguste inimeste, kes tulid ja ütlesid, et ma saan rikkaks aasta pärast me oleme rikkad vaata, usalda, osta ProBack vaata, mingi 2000 tabletti on ju. Siis mõtlesin, et jälle mingi veebisait, mingi Steam, läksin sinna ma mäletan siiamaani, ma läksin steamit.com-i, see oli see algne versioon vaata, kus oli lihtsalt sisse logimine ja mingi sinine see mingi taust on ja see oli ondki. See oli sub basic, see oli mingi, see lehekülg oli live olnud mingisugune 3-4 kuud vist toomanud. Ja see oli olnud nagu seda, mis praegu on, mis on nagu Steamit, kes kuulavad või vaatavad, ei tea, mis see on Steamit, see on nagu põhimõtteliselt Reddit, nagu reddit.com, aga nagu krüpto Reddit on ju. Ja inimesed nagu blogivad seal. Ja siis UBG ütles mulle, davai, et hakka täiega SIM-kaarte sebima ja hakkame lihtsalt tuugat kontosi tegema. Sellepärast, et see krüptoraha tõuseb ja me oleme pärast rikkuid. Ma ei mitte munniga aru. Ma ei teadnud krüptorahast mitte sittagi. Ma ei viitsin sellega tegeleda. Ma tegin siis Twitch'is livestreame, ise kassisin. Ma ei viitsin tegelikult livestreamida, aga ma teenisin mingit raha vaata. Ma elasin ära selle eest. Siis ma nagu ütlesin UBG niimoodi. Teeme niimoodi, et sina tegeled oma asjaga, oma selle krüpto asjaga, oma Steamiga ja mina tegelen Twitchiga ja teen oma Twitchi ja siis tüüp oli nagu okei. Ja siis ma ei kuulnud temast on ja mingi mitu aastat ja siis järsku sain teada, et mingi vend tegi Steamiga Eestis ennast rikkuriks ja hakkas 100% rämedalt donate'ima. Ja siis ma ei nota, et kes see on UBG, vaata UBG ja siis Indrek Oll või keegi ütles mulle, kuule see on see sama vend ju, kes tuli meie juurde Steamist rääkima. Mine putsi, mul kassis ära, no. See vend tegi, palju sul oli üks hetk raha reaalselt, nagu, mis väärtuses? Mul mingi 470,000 eurot oli. Lihtsalt arvel oli lihtsalt 500 000. No, see oli krüptos nagu selles suhtes, aga selle krüpto väärtus oli siis mingi 500 000. Põhimõtteliselt mul oli niimoodi, mul rahakotis oli mingi, kogu aeg oli mingi vähemalt oli 3 kilo rahakotis, ma ei suuda seda raha ära kulutada, mul lihtsalt klotsi mingi kogu aeg tuleb, saad aru, lähed õue, raiskid nii palju raha kui võimalik ja siis tuled koju, shit, jäin profitisse täna, mingi, see on päris reits mingi selles suhtes, et mingi, sa võtad cash out'id, mingi paar kilo, ja siis raiskad selle raha ära ja
cash out'id uuesti, aga siis selle ajaga, kui sa uuesti cash out'id, ja sa oled mingi rohkem raha juba genereerinud, kui sa mingi oled raisatus võtnud, see on nagu. Sest et no kes aru ei saa, kes ei tea krüptost midagi, krüpto vaata tõuseb ja langeb, aga sel hetkel, sel ajal, kui tema nagu siis investeeris oma aega, ta ei pidanud isegi raha, sa ei pidanud raha isegi investeerimisena, sa investeerisid oma aega lihtsalt. Ma põhimõtteliselt investeerisin aega. Teha kontosid ja siis seal veebisaidil igale kontole anti sulle tasuta krüptoraha. jah, no see süsteem muudeti ümber nüüd sellepärast, et minusugused vennad nagu enne mind mingi vend nagu see süsteem oli veel lihtsam ja siis mingi vend tegi mingi miljoneid või? Miljoneid, jah. Ja siis mina tulin mingi, ma sain mingi 500 000 ja siis nad olid mingi, et no shit, me peame ära patchima selle, et mingi vennab mingi, sest see raha actually tuli kellegi teise taskust nagu siis. See tuli selle nagu ettevõtte taskust siis. Nad lihtsalt ei oodanud seda ette nagu, see oli nagu ütleme nii, et see on üks suurimaid vigu, mis ma kunagi elus teinud olen, et ma ei kuulanud sind. Sest ma ei saanud aru, kuidas see raha tuleb. Ja sellepärast mul tekkis kohe mingi klikk ajus, et ma ei usalda, vaata. Et see Twitchist tuli nagu, ma sain aru, kuidas see tuleb. Ma ei saanud aru, vaata, sest sa ei öelnud ka mulle, Einer, kuula mind. Iga konto, mis sa teeb, mis sa teed endale, selle SIM-kaardiga, sa saad mingi 5 Steam'i või... See 50 oli, nad andsid 50 Steam'i andsid või? Ja ühe, nagu, sa ostad poest 1 eurise SIM-kaardi. Ja siis sa saab 50 Steam'i saad selle eest osta. Ja mul oli veel niimoodi, et kuna mul tegelikult endal raha ei olnud, et nagu mingi SIM-kaarti osta, nagu ma otsin emad mingi mammus, kuule, mingi anna palun mingi laena mingi klotsi, mul on ülihea investeering on praegu. Usalda. Ja usalda mind, et nagu, et mingi ema andis soti ja siis ta ütles, et kuule, ma rohkem ma ei viitsi vaata, et nagu mingi... Ja siis läksin poodi ja ostsin mingid tavai kõik SIM-kaardid, mis teil on, vaata, saue peal läksin poodi, lihtsalt hanke kõik SIM-kaardid siia, vaata. Ja siis mingi jõudsin koju ja siis tegin mingi lihtsalt, mingi 3-4 kuud tegin järjest kasutajaid, mingi niimoodi. Mul lõpuks mul endal sai raha otsa, siis ma mingi ütlesin mingisugusele ameeriklasele, et kuule, et osta mulle SIM-kaarte, et ma annan pooled kasutajad, mis ma teen, annan sulle. Ja siis ta oli mingi, veel vaata. Ja siis sellel vennal oli vahepeal, nagu ostis SIM-kaart, nagu investeeris minusse ja siis tal oli vahepeal mingi $80,000 või midagi sellist. Kui see oleks mulle lihtsalt seletanud ära, et ma saan iga konto pealt tasuta krüptoraha ja et krüptoraha tõuseb. Lihtsalt ühe lause, et sa saad tasuta krüptoraha ja krüptoraha tõuseb. Lihtsalt googelda krüptoraha. Ma oleks ka istunud samamoodi, ma oleks istunud kuid järjest. Sa kujuta ette, kui palju mul seda raha on vaja olnud. Ma arvan, siiamaani mul on ka praegu raha vaja, ma arvan, kõigil on tegelikult raha vaja, et nagu see on suht ressurssika. Räägime UBG-st ja ma hakkasin, vaata mul notes'id on ju, ma hakkasin nagu lugema ja vaata notes, ütlesin räägime UBG-st ja istoprotsendist, räägime sinust ja istoprotsendist. Sa said rikkaks, sul oli raha on ju jalaga segada ja sul tuli, sa olid nagu Bill Gates põhimõtteliselt, Bill Gatesiga on see, et ta kõnnib tänaval ja siis tal oleks nagu, ta raiskaks rohkem raha, kui ta korjaks üles 100 eurise, kui ta raiskaks selle peale aega. Sul oli põhimõtteliselt sama, et sa iga kord, kui sa välja võtsid, siis krüpto jõudis nii palju tõusta, et sa juba teenisid juurde nagu, et sa ei jaksanud isegi nagu raisata seda. Siis sa hakkasid lihtsalt donate'ima, sa läksid Twitchi, YouTube'i kui iganes, kus eestlased nagu live streamisid. Kõige suurem donation, mis ma olen teinud, on 1 terve Bitcoin. Siis oma põhikooli klassivennale, kes jäi looma ja elevandi puuri uuste vahele ja siis nüüd on elu lõpuni on nagu halvatud selles suhtes. Ja siis ma nagu, no ta käed juba nagu vaikselt liiguvad, aga tal nagu siiamaani käib nagu suht raske taastumine ikka nagu sellest nagu mitu aastat juba nagu selles suhtes. Ja siis ma viisin talle Bitcoini ja siis ma võtsin nagu kõik klotsi, mis mul oli nagu mingi pangakaardi peal ja siis võtsin selle välja mingi 3-4 kilo ja siis mingi läksin tema juurde ja siis mingi tegime hapet ja siis tegime peale ja siis mingi viskasin kuradi Bitcoini ja siis mingi viskasin kogu sulli ja siis see on nagu nice. Mis tega juhtus? Ta oli su...
ta oli põhikooli klassivend mul ja ta siis töötas loomaaias elevandi taltsutajana ja siis ta filmis elevanti ja siis ta nagu kõndis selg ees, kõndis nagu uksest välja või midagi, aga siis ta töökaaslane nagu lasi ukse kinni või kuidagi, see oli nagu tööõnnetus siis. Ja siis ta jäi selle nagu suure elevandi nagu hüdraulilise ukse vahele, see on nagu suht reits. Mine puts, oota, mis tal siis nagu halvatakse, mida ta kaotas käed või? No ta alakeha nagu ei tööta nagu, holy aga ta käed nagu juba suht normid nagu liiguvad selles suhtes. Aga nagu ta peab siiamaani nagu päris raske taastustööd tegema. Ta on nagu ratastoolis siis või? Jah. Türa, ma saadan head energiat talle, noh. Kindlasti, see vend on jumal lege vend ja ausõnne, see vend on maks lege nagu, ta on mingi, ta saab käed mingi funktsioneerima jumal naisilt ja siis tal on see Bitcoin ja siis ta selle Bitcoiniga lükkab nagu, ta elab ära nagu ma eeldan sellest Bitcoinist nagu. Ta nüüd tegelebki nagu krüptoga ka või niimoodi? No ta pigem tegeleb millega ta tegeleb? Taastumisega. Et põhimõtteliselt tegeleb ise endaga, see on nagu ainuke asi, millega, muidu mingit tööd nüüd teeb või kas ta on kuskil midagi, või ta ongi lihtsalt kodus ja taastub ja... Põhimõtteliselt küll, mingi perekonnaga ja siis... Aga millal see oli siis? See ei olnud siis ammu ju? See oli mingi 3 aastat tagasi vist. Türa küll, ma ei kutsuks seda asja ettegi, ma olen mõelnud vahel sükst asja, et kui tugev mina oleksin, vaata. Et kas mul reaalselt tekiksid enesetapa mõtted, ma arvan. Ma ei suuda... No see pead nagu mentaalselt olema nagu... Nii fucking tugev. Ja mõtle, siis sa on mingi ärkad haiglas üles ja siis seal on mingi shit nagu, ma ei tunne oma keha nagu, mis toimub nagu ja see on nagu, see on nagu väga... Nagu sa pead elu täiesti teistmoodi nagu ümber mõtlema, nagu see on... Uus inimene. Jah, põhimõtteliselt küll, sa hakkasid donate'ima ja donatsid Istole, Isto%, kes ei tea, on Eesti kõige kuulsam livestreamer. Tal on 1000 vaatamised korraga, kui ta teeb livestreami YouTube'is. Ja sa hakkasid donate'ima, kas tema oli esimene nagu livestreamer, kellega sa donate'ima? Pigem oli, jah. Ja tema tuhandetes ma nägin seal Sario TV videos nägin Istot ja kuna ma teadsin Istot siis nagu varasemast ajast, siis kui nagu ma sa olid jälginud teda? Otseselt mitte, nagu pigem siis, kui ta kunagi tegi videosi. Siis gaming videosi, rage videosi. Siis ma olin nagu, ma haldasin siis seda videokommuuni YouTube'i kanalit koos Margoga ja kusjuures Chris on Margo sugulane. Margo on kes? Margo Kütt, ta tegi video, nagu ta asutas siis videokommuuni. Jah. Midagi häguselt mäletan, keegi kunagi ka aastad tagasi, kui ma hakkasin gaming videosi tegema, võttis minuga ühendust ja tahtis midagi teha, et ma hakkas videokommuunile tegema videosi. Ja siis kui ma kaotsin oma kaamera ja mul oli suht putsis süke etapp elus, siis ma hakkasin gaming videosi tegema, sest mul ei olnud midagi muud teha nagu reaalselt. Ja häguselt tuleb meelde küll, Margo, jah. Ja siis ma teadsin, nagu Margo ja Chris on nagu sugulased ja siis ma olin nagu see vend on mingi repiga vend, Sari ja ka veel viskab repi vaata vennale, et nagu mingi see vend on nagu must be nagu nice repiga vend vaata, et nagu see on nagu legit tegelane nagu sellest. Sa usksid nende asja? Ja nagu ja siis ma mingi juhtumisi täiesti puhtjuhuslikult mingi Twitchis nagu mingi järsk vaatan mingi Isto streami, mis ma vaatasin. See oli see, nüüd tagantjärgi mõeldes, see oli nii mõttetu stream, mingi vend pelas mingi seda see story mode'i või mis iganes. Mis mängul? See GTA-d? Ei, see Minecraft story mode. Minecraft story mode. Ei, aga ta ei mänginud seda, ta mängis seda, kus see zombid on või mis iganes. Tavalist single player Minecrafti nagu? Ei, nagu see, kus sa ise ei saa mängida, vaid sul nagu see film jookseb. Minecraft, mis on see firma, kes teeb story'ga mänge? See Telltale või mis? Jah, Telltale, Minecraft Telltale. Ei, aga ta ei mängi Minecrafti, ta mängis seda zombide mängu. See oli see Walking Dead või? Ja. Ta mängis seda ja siis see oli mingi... Sul oli igav? Ei, no ma olin mingi shit, mingi nihelesin seal toolist üle, shit, I got money, vaata. Teks asja põnevaks. Ja, täpselt ja siis see oli mingi, hakkasin mingi tonoma ja siis mingi viskasin mingi lihtsalt mingi, ma tegin peale ja siis kuradi, siis mul sai maint otsa, vaata, siis ma mingi...
siis ma hakkasin mingi tonoma, et mingi davai, mingi haibib üles vaata. Ja siis ma mingi ühe õhtuga viskasin mingi 1400, mingi 29 € või midagi sellist. Nagu see ühe istumisega, see on nagu pigem... sõltuvus tekitav, on ju? Ei, aga see on feels great, man, nagu selles suhtes mingi viskab klotsi ja siis mingi kõik reageerivad. Ja, täpselt, ja. Ma mäletan, see tekkis siuke kultus nagu, et UBG, inimesed hakkas mõtlema, et seda vend ei ole olemas, tüle tüüp on mingi artificial intelligence või ma ei tea, mingit, kas see vend üldse, kas see on päris inimene, kas ta on välismaalane, kas ta on eestlane, kas ta mängib eestlast, kasutab Google Translate'i hoopis, kes see vend on, ta ei saa olla eestlane, tüle mingi ükski eestlane viskaks lihtsalt mingi tuhandeid vaata Eesti streameritele, kes see vend on, mingi fucking... Ja kusjuures oli küll ja mingi nagu see nagu mingi salapära müstika oli vaata. Ja siis ma olin ka nagu what the fuck, keegi hakkas mulle rääkima. Sest keegi teine nagu Eestis ei ole mingi. Ei viska niimoodi klotsi. Ei viska. Ja siis me streamisime samal ajal vaata ja siis nagu Indrek, Oll ja mina ja me kõik mõtlesime, et türa UBG võiks meile ka visata vaata. Aga see oli pohhui meist. Sest me ei olnud nii nagu relevant vaata. Ja siis ma mäletan seda ja siis sa hakkasid viskama Istole ja klotsi ja siis millal te nagu kokku saite või kuidas, millal see asi jõudis selleni, et te otsustasite kokku saada ja siis mingi panite pidu koos või? No... Mis järgmine samm oli? Isto kutsus mind enda sünnipäeval, on ju. See oli normpidu ja ma olin mingi nii tagurpidi, see oli lihtsalt mingi holy shit. Ja siis Rootsi kruiis, on ju. Ja siis oli... Siis ma läksin Tartusse, pidin mingi sketši või mingi sellist asja nagu sõbraga filmima. Seda ei jõudnudki kunagi valmis. No, mingi klipi saime, aga see oli mingi mõttetu klip. Aga siis ma läksin Tartusse, on ju, ja siis ma mingi... ööbisime Isto juures, nagu mingi puhtjuhuslikult nagu ja siis MK oli ka seal, on ju, jõime veits. Kes MK on? Emil, ta oli ka meil majakaaslane. See oli see, kes mingi ruumkoolaga seal pani mingi... see on jumala legevend, mingi holy shit. Mingi. Ja siis Emil oli mingi kuule, mingi nagu Emilil oli vaja siis... nagu oma pind leida või ja siis ta mingi oli, kuule, võtame kamba peale maja, vaata, siis ma olin mingi, kuule, see on päris litt idee, vaata, mingi, kuule, mingi see, ja mingi normi rahvaga ka veel kokku, vaata, see on nagu maks litt, vaata. Ja siis me leppisime kuupäeva kokku, et mingi ma tulen nüüd see kuupäev, tulen Tartusse, on ju, ja siis ma annan klotsi üle, on ju, et üürime mingi normi maja, vaata, ja siis kohe oli mingi, organiseerisime kõik asjad, ärgid, ja siis... Koolisite kokku ühesõnaga kõik. Ja mitme korruseline maja see oli? 2 korrust. 2 korruseline. Ma nägin seda videot, kus Isto tegi seda tuuri, vaata, see oli naljakas. Me Istoga, kes ei tea, nagu meil on nagu, me oleme lahku kasvanud, et me ei ole väga ammu suhelnud, meil on mingi, ma ütleks beef, aga mingi draama oli, vaata. Ma vaatasin kusjuures Choucheri striimi, kui sa mingi Istole helistad. Ja ma helistasin Istole, tahtsin nagu ära leppida ja siis tüüp lihtsalt viskas puid mulle alla, vaata. Midagi taolist. Ma läksin kurvaks, ma olin täis ka, ma läksin täiega kurvaks, mul tuli pisar silma, mul tuli nagu klimp kurkust, et ta oli hea sõber kunagi ja me oleme väga nagu ühe huumorimeelega ja me oleme nagu sarnased, me olime väga nagu vennad, me olime fucking brothers, vaata, ja ta üldse tuli, kui mina livestreami tegin, siis tema tuli alguses minu livestreami ja hakkasime koos tegema ja ta oli nagu minu livestreamides külaline ja minu fanbase nagu hakkas tema contenti vaatama, sest ta oli kogu aeg minu contentis on ja tegin videos ja asju ja vlogis ja tere, me olime nagu väga hea siuke komöödia duo, vaata. Ja sest mõlemad oleme siuksed vennad, keda absoluutselt ei koti, mida teised arvavad ja me ütleme välja nagu hästi teravalt. Ja sellepärast me läksime nagu nii-öelda riidu ka või kasvasime lahku, sellepärast et mina ütlesin talle teravalt, tema ütles mulle teravalt ja siis ma ütlesin jälle talle teravalt ja vastu, siis ta saatis mind putsi, et ma olen debiilik ja siis nagu, vaata 2 teravat inimest ei saa nagu riidu, kui 2 teravat ja otsekohast inimest lähevad riidu, see on nagu fucking mingi tuumapomm, vaata, plahvatab nende vahel. Ja siis on sa ei räägi aastaid lihtsalt, aga ma tahan Istot ka külaliseks, ma tahan tega ära leppida, ma tahan nagu nii-öelda kirved maha matta, see on nii pointless. Me elame kõik sureme, me oleme laenatud aja peal, me peaksime hindama me peaksime hindama igat hetke, me oleme koos saame olla ja kõik, kes meie ümber on kallid inimesed, meil on kõigil mingid anded, meil on kõigil, me oleme
no nõustud minuga? Istoga küll mitte nagu mingi, nagu mul seda me jõuame sinu Isto ja sinu beefini. Mina nagu vaata, ma hakkan 30 saama. Mul on niimoodi, mul suri just kass eile ära. Okay. Ma ei taha väga pikalt siia sellest rääkidest, et ma leinan praegu, ma tegelikult blokin väga palju, et ma saaks normaalselt neid podcast'e praegu teha. Ja inimesed mõtlevad, mida vittu, mingi nutab mingi kassi pärast. Türa see kass ei olnud normaalne kass, ta oli nagu, sa vaatsid talle silma, ta oli nagu inimene, ta oli inimhing nagu. Väga eriline kass oli. Ja ma sain aru nagu, see tuletas mulle meelde seda, et me võime kõik järsku minna ja meil on kõigil sinu puhul ma ei tea, sest me räägime, aga minul on isegi, mina läksin Istoga riidu, aga mina mäletan häid aegu Istoga, mina mäletan seda, miks ma üldse nagu sõbraks taga sain, vaata, miks ma teda armastan, no homo, #no homo, ma ei taha talle persse panna, ma armastan teda kui koomikuna, kui inimesena, kui content creatorina, sest ta on andekas, ta on oma anne ja mul oleks hea meel temaga ära leppida. Ma loodan, et ta tahab sama. Sest et ma ei taha olla kellegi riius. Ma hakkan 30 saama ja aina rohkem ma saan aru sellest, kui mõttetu on mingit beef hoida inimestega ja see ei ole lihtsalt, see on igatipidi nagu ei ole kasulik. No. Aga lähme siis nüüd sujuvalt sinna üle, te olete seal majas. Isto teeb tuuri, teeb videotuuri, hakkab live streamima. Inimesed on nagu ahoitavad, mida vittu, süüke maja, nagu kuidas selle saite. Nad saavad teada, et UBG investeerisid, UBG on ka seal majas. Kõik oli selge, tavai, UBG maksis kõik kinni. Kas sa maksid kõik kinni? Ei maksnud ikka. Kõik läks nagu võrdselt. Räägi mingit midagi krõbedat, mingit dirty. On sul mingit dirty, mis seal majas toimus? Mis oli kõige hullem mingi hetk, mis sul meelde jäi seal majas? No alguses esimene see pidu on ju, ma tõmbasin ennast jälle full tagurpidi, full sodi olin jälle on ju. Mis narkootikume sa tegid ja mis alkoholi sa veid? 20 erinevat narkootikumi? Ei olnud ikka nii palju. Ma kaanisin viina mingi suht julgelt, mingi suht nobedalt ja siis tõmbasid putsi ära ennast ühesõnaga? Võib-olla jupiga. Okei. Võib-olla jupiga. Pidu oli litt? Pidu oli, pigem oli litt. Naisi oli? No ma ei tea, ma olin... Sa ei mäleta? Ma olin suht tagurpidi, jah. Sa ei mäleta, sa olid naistel ja meestel vahetki? Sa olid nii putsis? No ma mingi tääbisin seal, jah. Isto võis ka olla naine, sa ei mäleta? Isto muutus ka naiseks. Sa ei oleks vahetki teinud, mis asi on naine, mis asi on mees? Ei, no ei, nagu Isto oli nagu, no ma ei tea, ma lihtsalt jõin ennast nagu tagurpidi vaata. Kas seal oligi niimoodi, et iga päev oli pidu? Ei olnud ikka, me ei saanud niimoodi, me ei saanud teha sellepärast, et produktiivsus, see on pohhui, kuna Isto striimis, siis ta vajas nagu sellist väga spetsiifilist nagu mingi keskkonda vaata. Keskkonda. Ja siis sai nagu need tunnik, kui ta striimib, siis nagu majas ei tohi nagu mingi muud elu väga toimuda vaata. Ta teeb mingit nagu, kuidas ta see protsess on, kas ta nagu tõmbab kõik nagu ritta, ütleb, tavai, nüüd on niimoodi, tuleb mingisugune see whiteboard vaata. Türa, te ei tule siia tuppa, mu kaamera ette, te ei tee seda mingit karjumist, mingit joomist ei ole, mingit kuradi, kas tal on mingid reeglid, kas oli mingid reeglid, mida ta pidi teile ette nagu kamandama, et kas ta nagu oli siuke... Ei, nagu lihtsalt, kui mingi kuskil müra oli liiga valist, lihtsalt tuli ütles, et mingi võtke tasemad. Ei, nagu, et sai eksisteerida nagu ikka, et nagu... Ta oli omad reeglid, ta oli nagu fucking režissöör või produtsent. Ei, nagu kui ta striimib, vaata, üks asi on see, kui ta striimiks maja, vaata. Teine asi on see, kui ta mingi pelab midagi ja siis majas toimub midagi, siis see, mis toimub majas, see on nagu häirib, vaata. Ta teab, mida ta tahab, tal on oma visioon, tal oli nagu see kvaliteet, mida tahtis hoida ja ta oli nagu visiooniga inimene, ta ei olnud nagu lampi ei teinud, ja okei, ja siis kus hakkas asi putsi minema järjest? Siis kui... Kas ütleks, et see kogu see projekt läks putsi üldse? Kas sa nimetaksid seda nii, et see läks putsi? Kas see oli success ja lihtsalt läksite nagu eluga edasi?
No ma oleks seda nagu, ma oleks võinud nagu ma oleks võinud niimoodi sealt majast välja kollida, et nagu kellelgi ei ole nagu üksteise vastu mitte ühtegi nagu halba asja öelda. Aga tekkis midagi? Pigem. Ja räägi mulle sellest, alustame hommikust, ärksid üles. Kuidas iga hommik oli üldse? Kuidas see välja nägi? Te ärksite, mis kell tavaliselt ärksite kõik? See mingi nii, siis kui magama läksid, siis kui oli uni, ärkasid üles, siis kui oli välja puhanud. Mingi keset päeva ka vahel ja... Pigem. Ja mul oli sel ajal täpselt sama, ma mingi läksin kell 6 hommikul, 8 hommikul magama, ärksin kell 8 õhtul üles. Siis kui ma striimisin eriti. Ühesõnaga, te ärkite üles kell, ma ei tea, 5 õhtul. Nii, see päev, tuleta meelde see päev, kui oli esimene mingi laks, vaata, et okei, siin lähevad asjad putsi. Kas see oli see, sa ütlesid, et sa said lõuga Isto Bruxellilt? See oli, viimane nädal aega oli meil seda maja. Viimane nädal aega oli seda maja. Ma olin mingi, tal oli just ennem seda oli 24 tunni striimi, siis ma olin mingi linna peal, mingi kuule, lähme viime kuradi Istole, viime kuradi contentit sinna kuradi striimi, et nagu mingi rahva vedasid kohale. Et mingi et kuradi viime contentit mingi vennale striimi, et kuradi, et mingi vennal mingi igav ei hakkaks või midagi, et nagu, et mingi oleks mingi content 24 tunni striim, vaata. Ja siis vedasin rahva sinna, kõik oli nagu okei, ja siis mingi nagu Isto ei olnud nagu kuri ega sittagi, vaata. Ja siis tal lõppes see stream ära, et ja siis ma mingi pöönasin mingi kuskil diivani peal, vaata. Said jälle putsis? Ei, ma olin mingi väsinud, jah. Okay. Ja siis ärkan üles selle peal, mingi Isto tuleb mingi need inimesed ei ole sinu sõbrad, sa ei või kutsuda siia rahvast, sa mingi viimane nädal aega on maja, vaata selles suhtes, et nagu võiks nagu juba plaanisite välja minna? Jaa, see oli viimane nädal aega pärast oli nagu maja üleandmine, vaata. Siis ma olin nagu, võiks utiliseerida seda pinda, vaata, nagu optimaalselt, nagu, sest oma maja, vaata, nagu see on nagu, siiski see on nagu, see on väga võrdlemisi kallis. See julge fucking ettevõtmine, nagu, mis asja, ma elan seal, ma võin nagu utiliseerida, vaata, seda pinda nagu, mis ma nagu viimane nädal aega, vaata, nagu võiks nagu viimastata, vaata. Aga miks te otsustasite nagu lõpu teha sellele ja välja kolida sealt, et see oli kas krüpto langes või nagu miks? Isto võttis naise maha. Ta sai tüdruku? Jah. Ja siis... Tahtsid taga kokku elama minna? Ei. No point oli selles, et kuna ta võttis siis sinna majja võttis koera ja siis ta võttis naise, kellel on koer ja kass. Ja siis... Läks hulluks ära? No pigem võttis nagu elama nagu neli mingi liiget või midagi. Ja, et see oleks nagu olnud siis, see sai pigem nagu, ta nägi seda kui maja lõpus, kus ta on oma perega, aga siis samal ajal on mingi sõbrad, mingi tulevad, paned pidu, paned juppi, tasjad mingi inimese kohale. Et ilmselgelt asi läheb puts ära. Et nagu selles suhtes, et ja siis probleem oli nagu algas see, et nagu need koerad mingi sittusime nagu koer tuleb, tõmbab junni maha, vaata, ja siis on nagu korras sellega, vaata, et nagu et ühesõnaga see... Ja siis Isto striimib samal ajal, maja on koera sitte igal pool täis, ja siis kuradi ta naise kass on ju kuses igale poole nagu sinna talveaeda, vaata, vahepeal ei kannata minna, vaata, sellepärast, et nagu see kassi kusehais, see oli päris rets nagu sellest, see väga nagu... Et siuke nagu familiaarsus ja pere siukene nagu elu läks kokku nagu selle, mis oli ennem siuke party house, vaata, mingid ei, no me ei saa, nagu point on selle, ma ei saa kutsuda rahvast nagu sellisesse majja, kus mingi astud sisse, mingi hull rets, mingi koera sita kassi, kuse, ais mingi. Sest et see ei olnud ainult Isto maja, see oli kõigi maja ja eelkõige, kas sa tunned, et see oli kõige rohkem sinu maja? Ei. Okei, see oli kõigi maja võrdselt. Et siis pidite lihtsalt nagu, ja et kokkulepped ei läinud nagu ühesõnaga kokku, et ei saanud kokku leppida nagu, see beef tekkis sellest, et tekkis probleeme ja siis teatud inimesed ei suutnud neid probleeme nagu siis lahendada või kõrvalda. Ja millal sa lõuga said Istolt ja miks? Pärast 24 tunni striimi, sellepärast, et mu sõprade sokid haisevad, Istole ei meeldi mu sõbrad ja siis
vist ongi nagu see põhimõtteliselt see oli ja siis ma olin mingi mu sõprade sokid, mida sa seletad, su koer situs mingi kuradi terve maja täis nahku kuradi mingi 6 aega järjest oli mingi kasutuskõlbmatu vaata mingi nagu selles suhtes, et nagu sa tuleb mulle midagi ütlema, onju, ja siis ma nagu ladusin vastu vaata, onju, et mingi sõbrad ööbivad siin mingisugune nagu see on mingi nagu legit, onju, mingi mis asja nagu ma ei või sõpru külla kutsuda nagu see ja sa võtad siia mingi sellise mingi elukad võtad elama vaata, et ja ta oli kindlasti nii väsinud ja nii tere 24 tundi järjest striiminud, ta olid närvid püsti ei nagu ma tõusin püsti vaata, mida sa seletad vaata ja siis see triggeris seda loomulikult muidugi ja siis ta lükkas mind ja siis ma mingile sadasin sisse, onju, ja siis ta kukkus veel diivani peal ümber, MK tuli vahele, onju. Ja siis mingi ja siis ma mingi hakkasin mingi laduma talle vaata, et mingi et sa võtad mingi 4 pärdikut ei, ma mõtlesin, kui võtad 4 pärdikut elama mingi referrisin, et ta naine on ka pärdik vaata ja vist on ise ka pärdik ju, aga kuradi see ja siis ta läks selle peale nii tilti, et ta mingi sadas sisse nagu tõmbas tutsu vaata, mul oli mingi nagu silm oli rullis vaata, ma lõin ka teda, aga ma lõin mööda, nii et see selleks ja siis MK tuli jälle vahele ja siis ma hakkasin mingi mööda majadena mingi autisto karjuma vaata. Hui, jooksid ringi, karjusid autisto. Ei, mitte päris niimoodi nagu selles suhtes, et nagu ma mingi lihtsalt karjusin nisto peale, et on autisto. Ühesõnaga, ja siis sellest hetkest te vist väga head sõbrad enam ei olnud? Väga mitte. Kas kolisid koheselt välja või kõik läksid lahku? Ei, no meil viimane nädal aega. Pidite nädal aega seal veel niimoodi elama? Hoidsid eemal üksteisest või? Ei, siis meil oli see lõpupidu, onju. Ja siis ma ütlesin... Panite pidu ka veel peale seda koos? Ei, mina ei saanud pidu panna. Kus sa olid siis? Ma pidin sõprade juures ööbima. Hui, sa ei saanudki üldse seal olla, sest ta oleks sulle kallale tulnud? No ei, ma ütlesin talle autisto ja siis ta kutsus mendi mulle. Räägi sellest. Nii, ütles autisto mulle, kutsus mendi, onju. Ja siis ment tegi taksot mulle linna, onju. Mingi piifi, mendid veel helistasid, kuule, mingi, kas sa Isto vastu mingi kuradi süüdistust ei taha mingi esitada, et ta sulle lõugade sõitis, vaata. Ma olin mingi, pohhui vaata. Ja siis see oli viga, on ju? Ei olnud ikka. Sest tema esitas sinu vastu süüdistusi? Ei esitanud? Aga siis ma mingi rahunesin maha 4 päeva, on ju. Mingi 4 päeva ööbisin sõprade juures või midagi taolist. Ja siis ma läksin majja tagasi, Isto käest vabandust paluma, et ma ütlesin sulle sitasti vaata, et nagu mingi saame läbi vaata, et nagu. Ja siis ta nagu, ta ei andnud andeks vaata, ta oli mingi, no tule siia, siis mingi kes kallistab nagu okei, on ju. Aga kas see ei olnud siis andeks saandmine, sa ei tunne? Pigem mitte. See oli nagu Isto oli mingi shit time still Isto. See ei tundnud südamesse. See nagu, aga ma olin nagu mingi mingi, ta ei saame läbi vaata. Et nagu siit... et nagu pohhu, et nagu saame läbi vaata. Ma tulin vabandust paluma. Sa tundsid, et pigem nagu, et kõik oli sinu süü. Ei, ma lihtsalt nagu teadvustasin, et nagu et ka mul on süüd vaata selles vaata. Aga tema ei tea, sa tundsid, et tema nagu ei teadvustanud seda, et tema oli ka süüdi, et ta ei, okei, nii. Ja siis ma sain ööbida vist, 1 öö sain vist seal majas ööbida. Siis sa mingi istusid oma toas mingi, sa toitsid eemaldast? Elutoa diivanil magasin, on ju, ja siis järgmine päev mingi 1 öö või 2 ööd sain ööbida seal majas. Siis läksin välja, striimisin. Tegin live streami. Enda kanalil. Ja siis mul oli vist peaaegu sama palju vaatajaid või pooled vaatajad, mis Istol olid või midagi taolist. Et põhimõtteliselt need samad fännid kandusid nagu üle ükskõik kellele, kes seal streamisid. See tuli nii spontaanselt üldse, et ma mingi striimima hakkasin, ma läksin linna vaata ja siis ma sain selle pakiga sain kokku ja siis ta oli mingi, davai, teeme striimi vaata, ma olin mingi, see on jumal litt idee vaata, mingi davai, teeme striimi vaata ja siis mingi tegime striimi. Jumal litt päev oli mingi lampi tulib mingi viinad kuskilt, ma ei tea, me läksime ujuma vaata, siis järsku tekkisid mingi viinad ja kuradi jutud ja siis panime jooki ja värki.
siis see oli mingi, oh shit, mingi üliliit päev, vaata, davai, ma liigun koju, mingi nice, vaata, mingi selline hype on sees, et mingi täna jälle mingi läksid Tartu peale, mingi juba lit, mingi. Ja siis like old times. Ja siis jõuan koju, ja siis me nagu istun arvutis, on mingi 15-20 minti istun nagu arvutis Discordi, mingi tuhinen sees, mingi jumala litt päeva, mingi, ja siis istu ja alt strepist alla mingi, sul on 15 minti aega, et nahku tõmmata, siis viskas meendile kõne peale. Siis ma olin mingi, mis asja, mingi. See oli peale seda, kui ta nagu põhimõtteliselt ära leppis? Jah. Okei, ja siis sa muidugi saidki aru, ta tegelikult ei leppinud muga ära. Pigem. Jah. Ja siis ma olin mingi, mis asja, mingi, nagu, mille ees mul mingi, nagu what, nagu. Ei suutnud reageeridagi, see oli nii järsku, see tuli nagu. Ja siis meendid tulid kohale, siis mingi, davai, et kuradi, kas sa oled joonud, siis mingi, davai, Kainerisse sinuga vaata, siis mul oli seljakott oli kaasas. Seljakotist võeti pusa välja, pusa taskust võeti gramm kanepit välja. Oh, fuck. Ja siis ma olin mingi, mingi politsei küsis mingi, kuule, politsei küsis mult, kuule, kus sa peale võtsid, vaata, ma olin mingi, kuit, kuule, kus sa slängi tead, vaata, mingi palju laatasin puid, vaata, siis mingi, siis point on selles, ma politsei autos nagu, me tegime narkotesti ja siis mult võeti gramm kanepit ära ja siis mind viidi Kainerisse ja siis nagu oma kodust, siis nagu lihtsalt jõudsin koju ja siis edasine teekond oli Kainerisse. Ja siis ma politsei autos ütlesin politseile, et ma olen 15 erinevast kohast peale võtnud nagu Tartus. Nagu selle mingi 4-5-6 kuu. Sa pidid neile ütlema või? Ei, ma olin mingi, mul mingi tuhine oli see. Ei, ma ei tea, ma mõtlesin, ma mingi transporditakse lihtsalt Kainerisse. Jaa, sa tahtsid lihtsalt nagu puid alla laduda neile. Ei, nagu, ma ei tea, miks see oli väga retsit vale asi, mida nagu politseile tegelikult öelda. Sellepärast, et nüüd on see uurimine, minu kuseproov, nagu saad sa aru, politsei on mu seda kuseproovi niimoodi vaadanud üks mingi 5 kuud, on ju. 5 kuud on vahtinud sinu kuseproovi. Saad sa aru, ma võin ise politsei jaaskonda minna mingi, see on minu, jah, ma näen siit ära, et ma olin pilves see aeg. Ma tegelikult ei olnud. Aga ja kui see kanep vaata, ma ütlen, see on näeb täiesti kanepi moodi välja, ma võin suisetada ka seda, et kuredi, et tuvastada. Aga nüüd on case see, et nagu nüüd ma saan kohe trahvi, ma ei tea millal, aga mis on veidi nagu ma kardan nagu veits oma sõprade pärast, kes siis lükkavad nagu kanepit. Et nagu, kuna see uurimine, nagu sa ei uuri kuseproovi nagu 5 kuud nagu selles suhtes. Right, et sa tunned, et on mingi suurem projekt neil käsil. Oh fuck, ma olen ühe korra sisse astunud, täiesti kogemata, ma juhuslikult seal läksin oma sõprade PlayStationil järgi ja ma lasin SWAT-tiimi sisse. Nad juhuslikult tegid $1 miljoni projekti, kus kõik Eesti linnad kammiti läbi, löödi uksed maha ja nagu see supply nagu tehti täiesti nagu killiti ära, vaata. Ja ma olin juhuslikult Tallinnas ühes sükses korteris, kus mu sõbrad elasid ja üks mu sõprade vendade stiilis. Ja ma ostsin sisse, et oma PlayStationil järgi minna, ma ei olnud absoluutselt seotud sellega. Ja lasin SWAT-i tagant sisse, et lendasid peale, surusid mu maha pikali türa, kui valusid kõik põlved, tasid kõik kinni 3 venda minu peal. Ma olin nagu, what the fuck, ma alguses mõtlesin, et rööviti, et nagu korterisse lendas mingi nagu nagu mingi fucking, ma ei tea, mingi gäng lendas sisse suusamaskidega ja tahad nagu röövivad, vaata. Ma ei saanud arugi, et see politsei on. Lõpuks sain aru, vaata, üks vend hüppas meil rõdult alla, Pets, kes mängis mu lühifilmis ka Laipa, irooniliselt hüppas rõdult alla, sest ta oli nii kivis, ta elas allkorrusel, tahtis alla korrusele nagu rõdult kinni võtta ja siis minna oma korterisse, aga ta ei arvestanud sellega, et nagu gravitatsioon, kui sa usud, et gravitatsioon on olemas, et tõmbab nagu inimest, nagu hakkab tahapoole tõmbama, et sa hakkad saltosi tegema, vaata nagu ja siis tüüp nagu ei saanud oma rõdust kinni ja lendas 4. korruselt vastu fucking jääd, kõik kondid purustas ära. See on mingi päris rets. See on nagu film, vaata, ja siis mind viidi ka nagu jaaskonda või sinna
ülekuulamisele vaata, peal suruti alla ja ma ei tohtinud näha, kuhu mind viiakse. Pärast ikka sain aru ja mingid, kui ma ära siin viiaks politseijaskond. Ja kui me sul on ka mingi pea suruda, sul on 2 võimal, maffia või mingi politsei. Siis ma juba sain aru, et see on politsei, nad juba ütlesid, et nad on politsei. Aga nagu pärast ma tulin välja, jalutasin välja, ma olen politseijaoskonnas. Ilge point. Et mis, ma ei tea, igastahes nagu otsiti läbi, püksid tõmmati maha, peaaegu püstiti näpp perse, et siit kõik nagu otsiti läbi, et kas mul on kuskil kannide vahel midagi või mida iganes, ma olin täiesti süütu, mõtlesin, ma oleks oma PlayStationil järgi, vaata. Tüübid ei uskunud mind reaalselt, küsitlesid mind 3 tundi. Et ma olen nagu, ma tean, ma olen läbi elanud seda mees, kui see on mingi järjekordne siuke projekt, ma tunnen kaasa sulle. No selles suhtes, et mu need väga head sõbrad, need enam ei lükka, vaata. Jaa, see on hea. Ma ei usu, kõik on korras. Ma arvan küll, jah. Ma tahan lohutada sind. Kõik on ikka hästi. Mul vahepeal öeldi, et ma pean mingi politsist helistati, vaata. Uuendati mingi ju, kuradi. Ma pidin neile e-maili saatma, vaata. Siis ma olin mingi, ei viitsi saatma. Siis mingi 2 nädalat läheb mööda, vennad helistab uuesti mingi. Kuule, saada e-mail, vaata, muidu sul taga otsita, ma olin mingi shit. Taga otsitavaks küll ei tahaks saada mingi... Aga sa võid praegu vaata deklareerida, et ma ei suitseta kanepit, ma ei osta kanepit, ma ei ole seda ammu teinud, ma ei tegele absoluutselt kanepiga, aga sa tahad deklareerida seda. Ma olen suht naarik tegelikult. Mõtlen ausalt. Putsi. Ma üritan aidata sind, mees. Nii. Ja siis põhimõtteliselt siis politsei on ja põhimõtteliselt siis sa süüdistad Istot selles, et sul politseiga on praegu no mul niigi klots ei ole, nagu mul see nagu seda vaba raha väga ei liigu praegu, ja nüüd ma ei tea, mis suurusjärgus see trahv isegi on, vaata, juba see, et ma saan trahvi, nagu see on veits halb, vaata, ja nagu me majas kolisime lahku, ma olin ainuke, kes seda tagatisraha tagasi saanud. Nagu, miks? Ma ei tea. Kas, kes sellest süüdi on? Ma ei tea. Ma eeldan, et Isto oleks olnud mingi, kuradi, sa ei saa tagatisraha tagasi sellepärast, et sa lõhkusid seal mingi asju ära, vaata. Okay. Nagu point on selles, et ta kutsus mulle meindi täpselt nagu päev ennem, kui ma mingi hakkasin asju fiksima, vaata. Nagu ma olin mingi maja viimane, nagu ma mingi lähen sinna majja, fiksin oma shit'i ära ja siis kuradi, siis on nagu litt jälle, vaata. Aga jõuan koju, kutsuti meint ja ei saanud, mulle isegi ei antud võimalust nagu realiseerida, vaata, oma nagu mingit uut elu kohta või mis mõttes? Ja kusjuures me tahtsime MK ja Ediga edasi teha. Ja me lähme koju, võtame mingi korteri 3 peale, vaata, et lähme liigume edasi, seda ka ei lastud, mingi mendi teema, see on lihtsalt kaela, mingi... Krüpto langes hiljuti, nagu retsilt. Pigem langes, jah. Pigem langes. Kuidas see sind mõjutas? No ma aasta alguses juba nägin, et mingi mingi see asi nagu, aga siis mul mingi hype on ikka sees, vaata, et mingi krüpto ja shit nagu siis võib ta samamoodi tõusta jälle. Ja täpselt, jah. Aga see nagu, nii kui ma sinna majja kolisin, siis nagu krüpto langes, aga kuna mul oli ikka nagu see, et nagu ma teenin 250 euki päeva või nagu teenisin 250 euki päevas, vaata, et nagu see raha ei kao nagu niisama ära, vaata. Ja siis see langes, on ju, mu sissetulek ka langes, aga nagu raha on ikka, vaata, ja siis sa saad aru, et sul nagu raha jääb vähemaks kogu aeg. Aga sa oled harjunud juba sellega, et kulutad sama palju, sa nagu sama... Ja mingi kogu aeg lihtsalt käin niimoodi mingi ringi, ise ka ei teadnud. Krüpto sama langeb ikka. Ja siis mingi aasta alguses mõtlesin, okei, see võib olla päris suur langus, on ju, aga poole aasta pärast hakkab paremini minema, vaata, et nagu, et siis, aga no selle nagu mõnes mõttes juba nagu läheb paremini nagu selles suhtes, et aga kus sa krüptot näed nagu praegu, millal sa arvad, et lapse kingades alles,
see on nagu see kogu krüptoskeem, see on täiesti lapsekingade sellest, see on mingi oh shit, we just discovered that, vaata, nagu mingi raha on juba eksisteerinud, nagu ma ei tea kui kaua, aga see on nagu see on nagu sellist nagu raha ei ole nagu. Kas sa arvad, et ta tõuseb ja kui jah, siis kui palju ja millal sa arvad, tõusma hakkab jälle? Steamile ma prognoosiks juba tõusu järgmine aasta. Ja ma arvan ka siis, kui Smart Media rakendused tulevad peale, vaata. Selles ma hoiangi, ma ei ütle, kui palju mul on, aga mul natuke on, ma hoian see ära, genereeri juurde lihtsalt sellega, mis sul on ja mingi. Ma ei taha puutuda ka seda, nagu see saru, kui Steamis on nagu kogu powerit lihtsalt ja siis kunagi seda powerit välja ei võta, siis see power on su pensionifond. Kui keegi kuulab praegu, mis kodi Power, mis Power Rangers või mingi, mis Power, over 9000, mingi Dragon Ball Z või millest räägite? Steam on siuke krüptoraha, neil on igasugused erinevad portaalid, veebisaidid, nagu näiteks Steamit, mis on nagu ma ütlesin, krüpto Reddit ja lihtsalt öeldes, kui sa teed endale konto ja hakkad contenti tootma, siis sul on mingisugune nagu, kuidas see öelda, nagu power või võim või mingisugune influence seal portaalis ja mida varem sa oled selle konto teinud ja mida rohkem sa oled seal nagu postitanud ja teisi like'inud, seda suurem influence sul on, seda rohkem sul seda powerit on. Nii et inimesed, kes alustasid siis, kui Steam tuli välja või Steamit sait tuli välja, nendel on kõige rohkem powerit seal. Esimene mingi 8-9 kuud oli inflatsioon oli 160% aastas. See oli, ja power down kestis 2 aastat või 2 aastat vist oli. Ja see oligi niimoodi, et nagu sa power down'id, aga sa ei saagi, sul ei saa raha otsa saada, vaata, sest sa power down'id ja sa genereerid rohkem raha nagu samal ajal, kui sa power down'id, see on nagu mingi shit, magic money machine, vaata, mingi, aga siis see muudeti ära, sest see oli nagu, see nagu kõik cash out isid, vaata, see ei tööta, vaata. Nendele, kes siis aru, mis power down tähendab, siis power down on seal Steamitis siuke asi, et sul on kogunenud üle pikka aja see power on ju, sest et sa oled seal aktiivne ja see power tähendab, see on otseses mõttes krüptoraha ja siis sa võid seda nagu oma powerit väiksemaks tõmmata, et sul ei ole nii palju seda powerit, seda influence'i seal. See influence annab siis nagu, see power iseenesest tähendab seda, et kui sa like'id teiste inimeste sisu, siis sa annad neile ka raha. Et mida rohkem sul see powerit on, seda rohkem raha sa kannad teistele. Ehk siis, kui sa tõmbad alla seda enda powerit, siis sa võid lihtsalt nagu tasuta raha nagu enda powerist, mis sa seda ajaga nagu läbi aja oled nagu endale loonud, võid lihtsalt nagu raha võtta välja nagu krüptoraha. Ma lihtsalt seletavat inimestel, kes absoluutselt mitte munni aru ei saa, mis asi see on. Kusjuures ma nagu näen Steam'i tulevikus sellisel kujul, et enamus inimesi näiteks kasutavad seda ja siis ala inimesed ongi mingi, saavad kokku ja siis mingi, kuule, viska üks like mulle, vaata, et mingi, siis ongi, kõik ongi nagu töökaaslased või nagu kuidagi nagu seotud sellega, et nagu kõik aitavad üksteisele raha teenida. Nagu see Black Mirror episood. Ja siis kui kogu ühiskond on siis nagu jõudnud sellises faasi, kus kõik aitavad üksteisele raha teenida, siis lõpuks see nagu raha nagu, see tuleb nagu välja juurida nagu selles mõttes, et see tehnoloogiana ei ole nagu enam nagu optimaalne. Ma räägin nagu siis sellisest ajast, kus nagu inimesed nagu, kui nad nagu mõtlevad nagu olendid, siis nad nagu mõttejõuga saavad juba nagu lõpuks nagu tulevikus nagu see keha on nagu lihtsalt nagu saad luua nagu rikkust või luua nagu teha oma elu paremaks põhimõtteliselt lihtsalt paari klõpsuga, mingisuguse hiire klõpsu või mingi klaviatuuri kirjutad, ma tahan sellist elu saada, põhimõtteliselt sa saad seda väga kiiresti, nagu me liigume sinna poole nagu, et see nii-öelda the secret, vaata, mis kunagi nagu see bullshit on ja tegelikult ei olegi nii bullshit, see põhimõtteliselt sinna poole minu arust meie ühiskond liigubki, et mida kiiremini hakkab info liikuma internetis ja see krüpto ja asjad, seda kiiremini kaotame ära selle, et üldse keegi elab vaesuses või et kellelgi ei ole võimalusi. See maailm on nagu lihtsalt nagu külluses. Mingid vennad Aafrikast postitavad Steamit. Täpselt ja siis nad mingi neil on klott nagu, kui neil on internet, siis neil on nagu klotsi. Kui nad oskavad seda kasutada, siis ma olen näinud Aafrikas on mingid vaesed ja mingid mustad, kes elavad seal mingis kuradi, ma ei tea, mis kuradi mingis onnis on ja mingis ma ei tea, 4
mingis pappkastis põhimõtteliselt elavad seal, onju. Ja siis vennad teevad neil on mingi läpakas, onju, ja siis mingi tegelevad krüptoga, postitavad Steamitis või teevad mingeid videosi, vaata, postitavad YouTube'i, teevad mingeid visuaalefekte, mingid vennad istuvad kuskil, teevad visuaalefekte Aafrikas ja siis müüvad, vaata, leiavad internetist nagu kliente või tegelevad krüptoga. Steamis on väga palju aafriklasi, kes tegelevad krüptoga nagu, väga vaesest piirkonnast. No selles mõttes see nagu see idee on hea, vaata, aga see nagu nüüd eestlasena ma annaks enne eestlastele nagu annaks ennem nagu üritaks lokaalselt siis nagu küllust tekitada. Sest see on lähedal, vaata, siin oleks nagu hea. Ja siis alles minna nagu, kui ala mingi eestlased on juba nagu mingi võimsuseks kasvanud, siis aidata kuskil mujale nagu edasi. Ja siis nagu legit mingi head teha kuidagi nagu seda raha nagu rakendada, siis kuidagi maailma paremaks luua. Sul meeldib teisi aidata? Ja pigem küll, pigem nagu mul on nagu ma näen, kui ma nagu mingi aitan teisi või kuidagi nagu finantsiliselt või kuidagi, siis ma näen, kuidas nagu mõjutab, kuidas muudab inimese elu, see teeb siin nagu ajab nagu see on nagu hea tunne, onju. Mis see sul on pusa peal on siuke logo, räägi sellest. See on Discord, mina tean, mis see on, ma lihtsalt vaata see on siis kaasaegne programm siis erinevate jutud, nagu see on nagu selline programm, kus on hästi palju jututubasi ja siis sa saad ise, seal on meeme, seal on kõike seal Discordis on jumal. See on siuke programm, kus inimesed saavad rääkida mikrofonidega, nagu helistada ja see on nagu Skype ja samal ajal ka nagu tekst, et siis nagu jututoad, sa lood endale jututoa, kus on siis tekstibaasil saad inimestega suhelda ja siis ka helistada inimestele, saad olla konverentsi, nii-öelda nagu konverentsi kõned, kui vaatad, ma ei tea, mingid 70-aastased, vaatake siis aru, mida me ajame, ma ei tea, miks peaks 70-aastane praegu seda vaatama, aga kui juhuslikult siin on mõni 70-aastane, kes keda huvitab, mida noored tänapäeval teevad, siis Discord on siukene jututoa, siuke programm, kus saab nagu rääkida ja siis see logo ongi sinu. See logo on Eesti Discordi ehk siis discord.ee pusa või nagu see sa lõid Eesti Discordi ei, saad sa aru, ma üritsin mingi Redditi server oli mingi nagu praegu selle serveri nimi ongi Estonia. Ma üritasin seda serverit edasi arendada, siis ma üritasin nagu sinna... Et kõik eestlased oleks ühes kohas. Ja siis ma üritasin nende serverit edasi arendada, nagu ma üritasin neile mingi boti luua, kus siis ala nad saaksid Steamitis saaksid nagu raha vaata läbi selle boti. Ja siis ma mingi läksin mingi zooni ja siis vaatasin kirjutasin Discord sisse, siis mingi Discord.ee on saada, see on jumal lit mingi see on mingi best in slots server nagu, mis nagu sa oled nagu mu sõber Aldur, kes kunagi ka nagu otsis vaata domeene nagu veebiaadressi, et mis ei ole nagu võetud, vaata, siis ta mingi www.vesi.ee ja siis vaatas see on vaba, siis läks oma sõprade juurde, palun, usalda, see on parim investeering, anna mulle 10 eurot, ma ostan ära www.vesi.ee, mitte keegi ei seda võtnud, see on uskumatu, keegi ei võtnud vesi.ee ja siis sõber küsis, et mida sa siis teed sellega, ma ei tea veel, me hakkame seal vett müüma, mida iganes, võtame kraanist, paneme pudelites, hakkame vett müüma, mida iganes, igast mõtte, igast ideid saab türa. Savi lihtsalt usalda, kiiresti ostame ära vesi.ee, türa, see on ainukordne võimalus, vesi.ee. Ma hakkan promoma Eesti vett, Eesti vesi on puhas, ma hakkan välismaale promoma Eesti vett, ma hakkan eksportima Eesti kraanivett, sest mõnes riigis on väga-väga halb kraanivesi, ma panen kraanivee pudelisse, ma hakkan seda müüma, vesi.ee, mul reaalselt Aldur, enam ei suhtle palju, aga tal olid siuksed ideed, mõned ideed olid täiesti geniaalsed, aga mõned ideed olid ka võib-olla liiga geniaalsed, kõlasid hullu nagu täiesti ajuvabana. Võib-olla, ma ei tea, võib-olla on asi meis, vaata, me ei saanud aru lihtsalt tema geniaalsusest, aga vesi.ee, väike plug, minge vaadake, see peaks ikka Alduri oma olema. Ma ei tea, kui ma mingi niimoodi domeene hakkaks kokku ostma, siis mul saaks raha otsa, ma ei jõua. Hemoroidid.ee see on, pigem on hea domeen. Saadaval, on, vaatame, kus hemoroidid.ee tuleb kiiresti ära broneerida. Vaatan kohe, panen siia. See on päris hea lehekülg, kuhu saaks
nagu infot hemoroididest. Kui tuleks oma hemoroidi pilti üles laadida. Ei, info on nagu halb, sa võtad ravimitööstustega, võtad ühendust ja siis sa hakkad oled nagu vahendaja vaata. Jaa, hemoroidi mingid nagu ravimitele. Hemoroidid.ee on vaba. Ja see on päris hea business juba. Hemoroid.ee, sähsulaaldur.vesi.ee, hemoroidid.ee, oota, vaatame kas hemoroid.ee on. Hemoroid.ee on ka vaba, võtame selle ka ära. Vaatame nagu mitu seda... Meil on kõik, meil on hemoroid, meil on hemoroidid, meil on, mis veel? Tead, mis Aldur võttis ära või? See on tegelikult, see oli üks nendest ideedest, mis tegelikult on päris geniaalne. Aldur on pikemat aega ennustanud, et Eestis kanep legaliseeritakse varsti. Ma ennustan ka, ma saan trahvi sellest. Ma olen enne kui sellest trahvi saan. Aldur ostis kõik, mis on kanepiga seotud domeenid ära, mis sul üldse pähe tuleb. Ma tahaks mingi coffee shopi teha, kui... Tal on kanep coffee shop, kanep coffee pood, kanep.ee, kanep, kõik kanepiga seotud on tal ära võetud, marihuana, mant.ee, kõik asjad on tema, kõik domeenid, mis on kanepiga seotud, on tema omad. Ja ta ootab praegu, ta istub ja ootab ja hõõrub käsi, et kui kanep legaliseeritakse, siis kõik keegi saa neid domeene endale. See on tegelikult natukene, see on päris hea idee. No point on selles, et kui see isegi muutuks legaalseks, siis postidel keegi nagu kanepit ikka tellida ei saa. Arvad, miks? Sellepärast, et Why not? praegu saab posti. Sa saad ju Amsterdamist. Praegu saab posti tellida. Praegu saab isegi legaalne. Et sa tahad öelda, et siis kui legaalseks tehakse, siis keelatakse ära see, siis ei saa enam. Amsterdamis on väga paljusid veebipoode, vaata, kus saab kanepit tellida, seeni ja kõik asju. Isegi ma tean, mul sõbrad on tellinud kuidas nad tõestavad, et täpselt, ma äkki nimes nimetama, aga mu sõbrad on tellinud neid, vaata, do it yourself, nagu neid seene, nagu neid väikseid minifarme, vaata, ja sul on karbi sees, vaata, teed endale seene, nagu paned seened kasvama ja sa saad reaalselt tellida neid Amsterdami poodidest ja nad ei oska seda tuvastada, mis asi see on lihtsalt mingi niidistik ja siis sa reaalselt saad tellida, panna endale tuppa, ma andsin praegu mingitel 12-aastastel poistel ideid, vaata, tüübid hakkavad sükest rahki sisse. See on mingi pigem on jääri juba, jah. Paned toa lihtsalt neid kuradi väikseid seenefarme täis ja tuleb, noh. Mina lihtsalt, see oli mingisugune spekulatsioon, see oli lihtsalt mingi teoreetiline idee. Ma ei anna mingit soovitusi kellegile. See oli lihtsalt mingisugune, ma mõtlesin selle kõik välja. Ma ajasin sitta, unustage ära. Seenefarm on päris hea idee. Kusjuures ma olen ise mõelnud. Mina pole andnud, mitte kellegi. Ma tahaks ise seini kasutada, aga nagu ma pole kunagi jõudnud sinna. Ma pigem lähen ostan seini. Aga mitte sellepärast, et mina selle idee sulle andsin. Sa tulid ise selle idee peale. Ma arvan küll. Kuhu, ma kellegi teise notes, mul on vaata eelmise külalise notesid on ka siin, ma hakkasin nende notes lugema. Kus sa ennast 1 aasta pärast näed? Töötan ikka veel tõenäoliselt trükikojas. Ma eeldan, et krüpto ei ole mitte kuhugi jõudnud. 1 aasta pärast? Aga Steam, sa ütlesid, et sa... Ja ma arvan, et see tõus, see on mingi lambitõus. Okay. Ma eeldan, et... Väiksem. Ma eeldan, et nagu selline mingi suurem tõus, see on mingi 50 aasta teema rohkem. Tegelikult, läheb nii kaua aega. No see sait on siiski pigem täiesti välja arendamata. Kõik need toolid, mis on, need näevad nagu nii nagu algelised. Väga algelised, jah. Nad üldse nagu jää nagu... Neil nagu funktsionaalsus on olemas, aga nad on nagu kuidagi ala nagu ei ole osatud nagu kuidagi nagu paremat nagu... Neil pole lihtsalt tööjõud, neil pole neid inimesi, kes oskaksid, kes oleks visiooni, kes paneks tööle inimesed, vaata. Neil pole... See peab olema nagu struktuurselt peab olema nagu paigas, et nagu sul on mingi spetsiaalne tiim, kes arendab. Nagu startup firmad, vaata, täiega panevad, vaata. Need kusjuures juba on nagu Steamis on nagu build team ja siis on see Block.io või mis need on nagu ma ei teagi isegi mis aga nagu väga palju neid tiime kes juba nagu actually nagu toodavad nagu kvaliteetseid rakendusi. Aga kui see on nagu open source on ju, et kõik saavad nagu tulla sisse ja midagi teha seal,
siis on ka see, et nagu reaalselt pole nagu mingit sükest, et mingi vend on boss on ja mingid, et käib mingisugune kindlad, käivad küll nagu projektid ja plaanid, aga see on nii väiksel tasemel vist veel, nii vähe inimesi on vaata, et see ei ole umbes, et mingi YouTube mis kell, mida ma olen, aastal 2004 või 3 või millal YouTube vaata asutati on ju. Et kui nad asutasid selle, siis neil oli reaalselt, nad võtsid kontori, neil oli mingisugune kindel meeskond, võib-olla mingi 20 inimest või mis iganes, võib-olla vähem, võib-olla 10 inimest ja nad reaalselt nagu neil oli plaan, neil olid mitmeaastased plaanid, kuhu nad nagu pürgivad ja mida neil on vaja valmis ehitada. Aga mul on selline tunne, et Steamitis nagu suht keerutavad näppe või ma ei tea, nagu natuke istuvad näpp perses või nagu nüüd oli just alles mingi Hard Fork 20 enne eelmine Hard Fork oli mingi 1,5 aastat tagasi või nad on nagu seda uut update'i siis mingi pigem on pikalt nagu juba nagu mida nad teevad? Mis mõkutavad? Ma eeldan, et neil on raske leida nagu siis nagu selliseid inimesi, kes actually oskavad nagu ja oskavad nagu arendada edasi nagu siis sellist toodet nagu see on siis Steam. Sest see on nii uus vaata. See on nagu neil võib olla mingi ideed, aga siis on nagu see, et need ideed on vaja realiseerida nagu koodi näol ja siis see nagu see on nagu see pigem on nagu see oli selline kood, mis oleks nagu mingi kuskil, et paljud teised on seda juba teinud või et saaks kuskilt maha teha või midagi, see on täiesti nagu värske mingi uus asi. Nad peavad põhimõtteliselt ise leiutama seal mingeid asju. Ja siis kuna nagu see on nii spetsialiseerunud nagu see on nagu sa pead süvenema, nagu see, kui sa hakkad nagu sinna koodi kirjutama, siis see ei ole mingi jõugule, ma mingi, nüüd juba saan mingi uuendada, vaata, et mingi see algus mingi patch'ib mingi paska, mingi üldse mingi scrollid seda koodi mingisugune mingi aasta aega, vaata, ja siis sa mingi, no ma enam-vähem peaaegu vist saan aru, kuidas seda, ja siis alles hakkad nagu sest nad peavad nad peavad nagu selle koodi... Nad peavad väga hästi mõistma, kuidas see süsteem... Kirjutamise ajal alles õpivad seda koodi ka samal ajal. Ma arvan küll, midagi sükest on ju. Aga see areneb veel, Ma ei ütle 50 aastat, see on... Ma arvan, et see on... masendav, kui niimoodi mõelda, 50 aastat. See 50, see on mingi... Ma eeldan, et sellega läheb veits kauem aega. See on... Veel kauem kui 50 aastat. Veel kauem aega. Tegelikult ma just mõtlesin... Ma arvan, et kui ma maha kärvan, siis nad ikka veel üritavad edasi arendada seda. Ma tahaks loota, et juba järgmine aasta hakkab nii palju asju juhtuma, et mul läheb Steam kuradi 20 peal vähemalt jälle. See hind nagu see tõuseb langeb nagu see on nagu ebaoluline, vaata. Aga point on see, et see programm nagu seda ei saa otseselt nagu välja lülitada. See on... Aga see on mitme generatsiooni pärast tulevikus see programm ikka veel eksisteerib, seal on tõenäoliselt rohkem kasutajaid, kui maailmas on inimesi. Või keegi on loonud uue mingisuguse sarnase. Ma eeldan, aga need vanad on ikka eksisteerivad, vanadel on ikka vaja nagu elu sees hoida selles suhtes. Aga ma nagu seostan ka nagu vaata seda nagu kui palju see Steam või see krüpto maksab sellega, kui suureks või kui hästi nad on nagu uuendanud seda programmi, vaata, et mida hullem, mida suuremaks või popimaks see saab, seda rohkem ju tõuseb see väärtus, vaata. Et ma mõtlengi, et kui ta nüüd järsku järgmine aasta tõuseb nende smart media tokensite pärast, siis on selle pärast, et rohkem inimesi kasutavad ma vaataks seda väärtust nagu hoopis sellise pilgu all, kui palju inimesi Steamis parasjagu on. Kui palju kasutavad seda? Sest kui võtame, et seal on miljard kasutajat, siis need miljard konkureerivad täpselt sama raha hulgale, kui nagu praegu on miljon kasutajat. Aga kui oleks miljard kasutajat, siis on nagu kõik need ekstra inimesed konkureerivad ikka täpselt samale raha hulgale selles suhtes. Ja siis rohkem inimesed võtavad nagu seda kasutavad seda raha, et siis tegelikult sa tahad öelda, et siis see väärtus ei tõuse, isegi kui on rohkem inimesi või? Ma arvan, et see pigem peab tõusma. Tõuseks ikka. Sellepärast, et sama, kõik need inimesed tahavad seda sama nagu raha ja siis... Ja ostavad, palju investeerivad, vaata raha, Et see palju cash audiot, see on nagu ebaoluline selles suhtes, et see... No aga siis, kui näiteks smart media tokensid tulevad järgmine aasta välja ja see paneb rohkem inimesi, kes ei ole kasutanud Steam'i või kes ei saa aru sellest või mida iganes, teeb lihtsamaks, vaata selle. Ja rohkem inimesi hakkad kasutama seda ja rohkem äppe tehakse ja rohkem asju leiutatakse ja rohkem nagu programme leiutatakse, mis kasutab seda Steam'i
blockchain'i, siis ju on ju loogiline, et siis see väärtus tõuseb. Ma arvan, et järgmine aasta võib vabalt, kui see smart media tokens tuleb. Ma prognoosin, et Steam ei tee tegelikult ennem suurt tõusu, kui ta saavutab selle nagu globaalse nagu awarenessi nagu Bitcoin. Et nagu mingi inimesed, oh shit, mingi Steam nagu peab nagu hakkama tegema. Et see on nagu sotsiaalmeedia ja siis see on nagu mingi... Aga miks sa arvad, et inimesed ei ole nagu siiamaani nagu... Ei, kusjuures väga, no suht enamus inimesi, kellele ma nagu olen tutvustanud seda, ma olen neile kasutajad ära teinud, nagu paljud on nagu, mul alati leidub nagu poiste, millele raha anda selles suhtes, et nagu ma selles mõttes nagu ei pabista nagu. Aga miks sa arvad, et nagu, et see ei ole mainstream jõudnud veel nagu Bitcoini, miks inimesed ei ole nagu see on ju nii geniaalne idee tegelikult, et läbi sotsiaalmeedia sa postitad sisu ja siis saad krüptoraha sellest. No ma eeldan, miks ei ole levinud? Neil on vaja nagu Facebookis praegu scrollid, vaata. Neil on vaja mingi analoogne siis skeem, nagu kui ma lähen Steamitisse inimesed oleks mugav ja jääksid sõltuvusse. Ja kui ma lähen praegu Steamitisse, siis ma mingi vaatan seda mingi shit content, nagu lihtsalt shit otsas vaata, ma ei viitsi neid postitusi, ma ei viitsi isegi süveneda nendesse postitusi. Neid asi on sisus. Asi on, et inimestest, kes seda kasutavad. No see on nii väike nagu... See on nii väike ringkond. Et aga siis kui nad leiutaksid mingi sellise süsteemi, kus sul tuleb nagu sellist nagu meeldiva contenti otsa vaata, siis sa oled mingi shit, see on mingi nice, see on sirvida seda ja siis see on nagu aga hea point. Aga praegu see ei ole veel jõudnud nagu sinna maani, et... Sa töötad praegu trükikojas. See on selle pärast, et Steam langes nii palju ja sa ei taha lihtsalt oma viimaseid kopikaid põhimõtteliselt ära reisata või... Põhimõtteliselt küll, jah. Et sa ootad seda hetke, kui jälle tõuseb, et sa saaksid investeerima hakata ja hakata krüptoga jälle tegelema. Ei, no ma siiamaani, mul botid töötavad ainu selles suhtes, et ma... Need rahulikult jagavad raha ära ja siis ma samal ajal käin tööl, töö on nagu selles mõttes ka hea, et nagu see on nagu aeg, kus ma actually teenin raha ja siis ma ei saa raisata raha vaata. Ja mul ei lähe elu peale raha vaata, ma olen töö juures. Sa ei raiska investeeringut, mida sa oled teinud suure investeeringu ajaliselt ja sa said vaata... sa tegid hea investeeringu ja nüüd on sul see alles on ja sa ei taha seda ära raisata, seepärast, et see võib hakata, see hakkab nagu nii tõusma mingi aeg, sa hoiad seda praegu, ootad seda hetke, nii kaua käid tööl, sul on... Aga ma juba töö juures, saad sa aru, miks ma üldse investeerima hakkasin? Ma töötan Printalis, see on siis Eesti ainuke kvaliteetne trükikoda. Sealt tuleb Autoleht, Naisteleht, Eesti Ekspress, Kroonika, mingi nagu 45% või midagi sellist Eesti ajakirjandusest. Kui mitte rohkem, ma ei tea täpselt, mis see statistika on. Ma töötasin seal 2 aastat nüüd, 3 aastat tagasi töötasin 2 aastat seal. Ja siis seal nagu need trükkalid, vaata, rääkisid investeerimisest, et et mingi... Kuhu investeerida? Ja, et nagu, ei, nad investeerisid traditsioonilisse finantssüsteemi. Ja siis ma olin mingi, investeerin, see, et ma raiskan raha selle peale, et rohkem raha saada, see kõlab täitsa mõistlikult. See on nagu, see on actually hea kokku raha paigutada, et rohkem raha saada vaata. See on nagu kõlab nii mõistlik. Ja siis, aga siis ma mingi arvutasin välja, et mingi kui ma nüüd tavalisi dividendi aktsiaid ostan, siis ma pean mingi 30 aastat pean tööl käima ja siis ma mingi alles siis nagu teenin enam-vähem mingi sama summa teenin tagasi. Ma algus muidugi investeerisin ka nagu nendesse dividendi aktsiatesse, aga need ma müüsin maha, sest nagu... Aga töö juures ma olin mingi, esimest korda, kui ma Bitcoinis kuulsin, see oli mingi $20 tükk. Aga siis ma mingi tõmbasin valleti alla, ma üritasin mainida, ma ei tea, mis ma üritasin teha, aga ma ei tulnud toime, see oli liiga keeruline minu jaoks. Ja siis, aga see oli $20 oli tükk. Ja too moment oli 2 sotti. Ja siis ma mõtlesin, et see on 10x vaata, et nagu shit, nagu ma tahan ka 10x oma rahaga vaata. Ja siis uskusid sa, et see läheb 20,000 peale või? No ma võtsin pangalaenu ja siis hakkasin krüpto, siis ma võtsin kaevandajad endale. Et enne Steam'i sa üldse tegelesid Bitcoiniga või? Ma alustasin krüptoga niimoodi, et ma mingi ostsin cloud mining scammi sisse ja siis ma hakkasin Litecoin'e kaevandama, nagu ostsin ASIC mineri. Ja siis nagu mõlemad investeeringud suht lappes tegelikult.
nagu see nagu ei soovita ei cloud mining ut ega ei soovita kaevandamist, see on nagu free tips from UBG. Ja, et see cloud mining on scam ja ise kaevand. Tegelikult nii hull või? No pigem on see, no, ei, see on nagu loto tegelikult selles suhtes, nagu cloud mining lehekülje, et sa võid võrrelda kui kasiinoga, su võiduvõimalused on, no siis kui krüpto tõuseb, siis saavad kõik kasumisse, vahet ei ole, kuhu sa investeerid, aga nagu cloud miningusse ma ikka ei investeeriks selleks, see on suht skämm ikka. Nii praegu sa käid rahulikult tööl, on ja seal trükikojas, on ja mis sa vabal ajal teed? Tõmbad savu või tähendab ei tõmba savu mul praegu me ei promo savu tõmbamist, me ei provo midagi sellist, ma ei taha vangi minna, nii ma nüüd ostsin 2 autot, et nagu tööl käia, et nagu mul ostsin suveks auto ja talveks auto, nagu see, ennem kui ma tööle läksin, ma ostsin mingi autod endale mingi, lihtsalt et mul oleks moti vaata nagu tööl käia ja siis ma ei tea, mingi nüüd kohe tuleb talv maha ja siis saab mingi veits külge lasta ja värki, mingi see on mingi pigem jäärada sõita ja mingi et põhimõtteliselt vabal ajal driftid mitte väga ma käin Sauel, käin linna peal nagu siis põhimõtteliselt, et nagu lähen lihtsalt õue ja siis mingi saab mingi rahvas passib õue, siis mingi saad nendega kokku ja siis mingi sa oled sotsiaalne inimene no pigem olen jah. Aga sa oled samal süke nagu, sa tahad on nagu nerd ka või süke nagu no-lifer. Ja mingi mis asja nagu kui ma enda esimese arvuti sain, ma klokkisin mingi 3-4 päeva järjest lihtsalt mingi lasib pela, mingi see pigem on nice. Ma olen ka, ma arvan, et kõik, Eesti on süke IT-riik, vaata, et ma arvan, et kõik eestlased, ükskõik kui kuradi ekstroverdid nad on tegelikult need lapsepõlv koosnes no-life imisest nagu kõigil, vaata, eriti meie vanustes. Ma olen ka täielik no-lifer nagu, et ma olen siiamaani, ma olen, et enamus inimesed näevad mind no-liferina, aga tegelikult ma olen ka nagu hästi suhtleja, mul nagu meeldib suhelda, aga mul on see teema, et mul ei meeldi pidutseda, kui mul ei ole midagi tähistada. Ma olen nagu, mida vittu te tähistate? Ma ei viitsi niisama. Ei, no kui sul vabad päevad on ja sul ei ole nagu mingi tööd, sul ei ole kohustust ja siis sul on nagu selle, nagu see Einar, kas sa tahab väita, et näiteks sa mingi reedel ei ole mingi nokki olnud ja linnale läinud? Ma olen läinud, aga eriti viimase ajal mul on kogu aeg niimoodi, et mind ei tõmba nagu, vaata, ma olen selles mõttes nagu teistmoodi, et mind ei tõmba reede õhtul välja pidutsema. Ma mõtlen pigem sellele, et mis külalisi ma näiteks reedeks saan, vaata, podcasti. Et ma teen podcasti, ma teen nendega trinki. Ma mõtlen kogu aeg produktiivselt. Mul ei ole kunagi seda, et ma võtan lihtsalt reedel aja täiesti maha, ma lähen panen pidu nahku, sebin naisi. Mul ei ole seda enam, mul on kogu aeg see, et ma ei saa aega raisata, mul on vaja film valmis kirjutada, mul on vaja podcasti teha, mul on vaja seda. Sul pigem on palju projekte. Jaa, ma tahan nagu, ma ise tekitan neid endale, ma tahan, et oma elu muuta, ma ei ole jõudnud veel lähedalegi sinna, kui ma tahan jõuda, vaata. Ja siis mul ongi see, ainuke nagu aeg, kus ma tahan nagu pidutseda või tähistada, kus ma tahan pidutseda, on see, kui ma tunnen, et ma tähistan midagi, ehk siis kui ma saan mingi filmi valmis, mingi projekti või mingi podcasti launch. Siis on see tähistamine on nagu, see on nagu midagi, see on nagu millegi nimel. Siis ma tunnen, et türa ma panen pidu. See on mingi mõist. Ei, aga nagu, kui sa lähed õue vaata ja siis sul ei ole sittagi teha ja siis sul mingi, no peale võiks teha, vaata, see on nagu, siis on juba normim olla, vaata. Ma ei saa peale teha, mul on kanep, kunagi kui ma olen teinud, nagu praegu ma ei suitseta, aga kui ma tegin, siis miks ma nagu, mul ei sobi see ja ma ei ole sellepärast väga ammu suitseta ka sellepärast, et mul mõjub see pigem rohkem nagu kokaiin, kui ma ei ole kokaiini teinud, aga ma, ühesõnaga mõjub mulle nagu, ta annab mulle energiat ja mul tekib pigem ärevus, mul tekib ärevusäärid ja süke nagu paanika ja süke nagu, ma ei suuda nagu ühe koha peal olla, vaata. Ma ei usu, et kokaiin niimoodi mõjub. Ma ei tea, mõnel mõjub, ma ei tea, ma pole kokaiin teinud, ma võib-olla räägin oma persest välja, aga kanep kindlasti, kui ma teen kanepit, siis see ei mõju niimoodi mulle nagu enamus mu sõpradele, et
türa tõmbad lebosse ära, vaata, mingi teleka ette, vaata. Mingi lihtsalt passivad mingi ühte kohta. Mul oli... no oletad, vaatad telekat, vaata, ja siis tegelikult ei saa mitte sittigi aru, mis seal, tal on mingi mõistus, lihtsalt mingi sõidab. Mina eriti, kui ma vaatan, nagu ma kunagi elasin, on ju, nagu sõpradega koos, hästi palju oli meid seal ühes korteris, siis tõmbasid viidi seal, on ju, siis kõik läksid lebosse diivani ette. Ja kui ma olin su lühifilmis olin ka, kus sa tegid lühifilmi. Spice Zombies, seal korteris ma see on see korter, eelmine korter sealt, kui me elasime Ülemistes, siis tüübid tõmbasid, mitte Ülemistes, vaid seal, mis on see mägi, mitte Õismäel. Ja siis tüübid tõmbasid lebosse ja mina alati see tõmbasin, natuke vähem kui nemad, ma ei julge, kuna ma olen sitakott, vaata nagu. Ja siis ma tõmbasin nagu ja ma olin ka nagu okei, et tõmba ka lebosse, aga siis kui mul hitib kanep, siis mul on pigem niimoodi, et davai, lähme õue, lähme räägime puudega. Jaa, raudselt saab raudselt, kui me tegelikult kuulame, siis me nagu kuulame neid hingamas, vaata. Palun, lähme paneme käed puude vastu, lihtsalt suhtleme, palun, lähme õue, türa, mida vittu te passid. Mida te vaatate? Türa, ei, ma ei saa, lähme ostame jäätist. Jaa, jäätist ja siis paneme kummikommid jäätist. Mine putsi, mul tuli parim idee maailmas. Kutid, paneme kummikommid jäätise sisse, laseme jäätisel ära sulada ja siis sööme seda nagu. Ma ostan igale ühele ühe paki jäätist ja ühe paki kummikomme. Tavai, lähme, kohe. Lähme ostame, tuleme tagasi ja siis sööme lihtsalt. Ja siis vaatame edasi. Tüübid istuvad diivani peal, vaatad mulle otsa. Mida vittu sa ajad mees, jää vait. Me vaatame SpongeBobi mees. Mida vittu see jaurad, türa, tõmba nahku siit. Ma ütlesin, tavai, ma läksin õue, ma hakkasin puudega rääkima üksi. Siuke ärev, mul on siuke tunne tuleb sisse, ma ei saa nagu olla koha peale, vaata. Siis ma hakkan nagu kõndima, jooksma, sörkima, mul on vaja nagu liikuda, mul tekib siuke, ma ei saa nagu. Ma ei tea, miks. Ja läksin bensujaama, läksin jäätist võtma ja kummikomme. Ja siis ostan kummikomme ja jäätist võtan nagu sealt külmikust, lähen sinna leti juurde. Ja siis nagu maksan selle nende eest, panen kaardi sisse, siis vaatan selle bensujaama nagu selle kassapidale otsa, vaata. Ja lihtsalt nagu järsku saan aru, vaata, et ma olen mingi 2 minutit järjest lihtsalt otsa vaatan, ma olen ammu ära maksnud juba. Mul kunagi oli selline... Siis ta vaatab mind imelikult, vaata, siis ma olen nagu, mida vittu ta vahib, vaata, et ma ei ole pilves, vaata, kus sa tead, et ma olen pilves? Jaa, mul kliendi saad, mul oli selline kogu paraks läheb poodi, on ju. Ja siis, kui kassapidaja saab aru, et ma olen pilves. Siis ma kartsin seda, vaata. Ja siis nüüd on see pohhu. Ma läksin poodi ja me tõmbasime, tegime wake and bake hästi palju. Ma proovisin ka, kui ma tegin ka wake and bake, ma on ka lahe, vaata. Ma tahan ka olla nagu hängida, olla seltskonnas. Ma ka wake and bake'in. Tegin wake and bake ja läksime poodi, see hitti siis, kui ma olin järjekorras. Nagu, vaata, mul ärevus tuli sisse, vaata, fuck, ma ei saa siin olla, mul on vaja keskkonnamuutust, fucking masendav nagu keskkonda, vaata, mul tekib see, mul ei kui mul viid hitib, siis ma ei saa olla sükses keskkonnas, kus on nagu madalad vibratsioonid või süke, mul hakkab nagu ärevus, ma pean loodusesse minema, ma pean paremat seltskonda, paremaid inimesi, teistsuguseid inimesi, kes saavad minust aru, vaata, kes on ühel levelil, siis ma nagu vaatasin ringi, mingid masendud Eesti inimesed seisavad järjekorras, vaata, mingi täiesti klaasistunud pilkudega, mul oli fuck, 5 inimest on veel, ma ei saa kiiresti poest välja saama, kohe siit poest välja saama, türa. Siis ma nagu täiega mingi nihelen, vaata, ja siis nagu ma ei saa, läksin välja poest, see oli see Õismäel on seal mingisugune Prisma või mis iganes pood on suur. Läksin välja, mõtlesin, 2 inimest oli veel, mõtlesin niimoodi selle kassapidale, palun oodake mind ära. Ja siis ma läksin õue ja siis seisin selle õues nagu seal Prisma ees, selle poe ees on ja siis nagu samal ajal järjekord sai nagu, tuli minu kord on ja siis inimesed nagu, what the fuck, kuhu see vend läks, vaata. Ja siis vaatasid nagu välja, kus ma seisan seal niimoodi. Ja siis silmad panin kinni, vaata niimoodi. Tegin niimoodi. Võtsin nagu päikest sisse, vaata, mingi räägin selle oma ette, mingi D-vitamiin. Ja siis nagu ja siis pööran ümber, vaatan terve järjekord. Ja siis kassapidaja ja mu sõbrad kõik vaatavad minule otsa. Ma seisan seal õues. Siukeste nägudega, et mida vittu see vend teeb nagu. Tüübil kammis ära reaalselt. Tüübil lihtsalt läheb järjekorrast ära, läheb õue ja lihtsalt seisab seal ja hingab ja silmad kinni vaatab päikse poole, vaata. Ja siis sa vaadagi, tule tagasi, vaata. Mida vittu sa teed? Tule maksa ära oma asjad. Läksin tagasi, terve järjekord, kõik mingid nõukaaegsed, mingid mutid, nõukamutid, mingi igast erinevas vanuses inimesed vaatavad, kõik vaatavad samade nägudega.
et see vend on nagu vaimuhaige, ta on skisofreenik või midagi tal viga, vaata. Ta nagu, temaga ei ole kõik korras. Siis mul jumal läbi, ma maksin ära ja läksime minema ja siis terve see aeg, kui me tagasi kõndisime sinna korterisse, siis ma oli siuke nagu hittis, vaata. Kui mul viid hitib, ma ei ole nagu... Need olid mingi chillisid, vaata, mingi rahulikult. Ma olen nagu täiesti teisel lainel, nagu ma ei ole samal lainel enamus inimestega, kes mu ümber on, kui ma viidi teen. Sellepärast mul ei meeldigi seda teha. Ma teeks ainult siis viidi, kui ma leiaks need samal lainel olevad inimesed, kellega juhtub sama asi, mis minuga juhtub, kui ma viidi teen, vaata. Ma lihtsalt mingi fucking outcast seal. Üks asi on see, kui sa teed nagu seltskonna pärast nagu viidi. Teine asi on see, kui sa lihtsalt tuleb mingi narkar, vaata. Need to get my fix. Mul ei ole kunagi narko sobinud, minu fix on alkohol. Nagu ei, selles suhtes mõtlen ma nagu füüsilist sõltuvust kanepiga tekitada võrdlemisi raske. Tegelikult see on nagu mingi, nagu ei ole peal. See on võimalik ja ma arvan, et see on lihtsalt, no samas ei, kõik on võimalik. No jaa, mingi mentaalselt nagu lihtsalt mingi... Alkoga on ka võimalik, nii et siis on viidiga tegelikult. Aga mul on see, et ma pean iga õhtu mingi veini jooma või õlut või midagi, mul on väga raske magama minna, mul on see juhtunud. See on päris kurb sõltuvus. See on kurb. See on sealt sõltuvuse seinar. See on, ma tunnistan. See on... Ma sõltuvuses alkoholist. Kas sa tead, et sõltuvus on nii halb asi? On, aga see ei ole mitte kõik... Aga kas sa tead, et inimesed sõltuvad sellest, et nad peavad panema kohvi sisse suhkrut? Jah, suhkrusõltuvus. See on sõltuvus, see on nagu... Lihasõltuvus. Reaalselt. Lihasõltuvus, see on päris reits. Business. Aga jaa, kanep, nii et ma ei ole väga ammu kanepit suitsetanud. Sest tead, miks mul kanep ei sobi või? Sest ma olen sisimas suht kontrollfriik. Kanep paneb mind tundma, et ma ei ole absoluutselt kontrolli all, et see high, mis ma saan, ei ole absoluutselt kontrolli all, et see aine võtab mu üle ja teeb mida iganes ta tahab minuga. Ma tunnen seda. Alkoholiga, kui ma joon, siis mul on totaalselt asi kontrolli all. Mul ei ole, selles mõttes ma olen alkoholiga hea sõber, et ma ei ole selline alkohoolik. Ma suht olen alkohoolik, kui ma pean iga õhtu jooma, aga ma ei ole selline alkohoolik, kes ennast üle joob. Mul on alati see üks piir, kuhu ma lähen ja ma sealt üle ei lähe ja see on täpselt süke piir, et ma olen täiesti adekvaatne, ma suhtlen inimestega väga intelligentselt, ma ei mingi ropsi, mul ei hakka paha, see on süke tipsi, vaata olek ja ma alati pean sinna selle high kätte saama selle tipsi, selle sükse mõnus oleku ja siis ma võin rahulikult magama minna, siis mul tuleb hea uni, vaata. Ma olen selline alkohoolik, et ma ei lähe mitte kunagi sealt piirist üle. Ja mulle meeldib see kontroll, mulle meeldib see, et asi on kontrolli all ja ma tean, mida kuus õlut minuga teeb ja edasi sealt ma absoluutselt mitte kunagi ei lähe, sest siis ma olen täiesti putsis juba. Kuus õlut on juba päris siis ma olen putsis. 4 õlut on siuke nagu see on siuke mõnus. See oleneb jällegi nagu ala, kui sa tsükeldad, vaata. Siis sa ei saa ilmselgelt, sa ei saa kaanida, vaata. Aga kui sa mingi, näiteks eile, ma jõudsin Sauele, ja siis läksin kohe sinna tehastesse ja siis seal oli mingi laudur ja siis oli jääger. Siis ma olin mingi, vaatasin teistel otsadelt nii kännis. Ja siis ma lihtsalt kaanisin, vaata, nagu mingi laudurit, sest nagu, oh shit, ma tahan ka enam nii kännis olla, vaata. Ja siis ma mingi poole tunniga, 45 minutiga põhimõtteliselt samale tasemele, mis nemad. Ja siis sai alko otsa, siis... Aga näiteks, kui sa alustad mingi hommikul joomist, keerad viinaga on tavaliselt nagu, ikka juhtub, vaata. Ja siis, kui sa hakkad hommikul viina jooma ja sa tahad õhtuni välja jõuda, siis sa ei saa niimoodi nagu kaanida. Niimoodi ma ei ole mitte kunagi suutnud, ma ei ole kunagi suutnud tsüklisse juua, ma ei ole kunagi suutnud päeval või hommikul juua, kui siis hommikul või lõunaga üks õlu, vaata, päiksepaistel, aga ma ei ole kunagi suutnud kui sul ei ole tegevust, vaata, ärkad üles, läheb poodi viina järgi ja siis jood mingi õhtuks, jood ennast nagu mällarisse, siis ärkad järgmine päev üles ja siis läheb poodi uue viina järgi. Aga see on enam-vähem nagu niimoodi, et nagu mingi sul on nagu seltskond, vaata, et nagu seal mingi hängid seltskonnaga, vaata, kõik joovad. Kes tead sama hästi, sama. Ja siis on nagu juba mingi nagu võimendatud, et nagu see nagu passime nagu seltskonnaga tiksub koos, vaata. Don't do drugs, kids, don't drink, go back to school ja minge kaitseväkke, sellepärast, et me elame Eesti Vabariigis ja sul pole õigust
öelda, et türa, sa ei taha minna kuskile. Kui riik tahab, et sa türa teeksid midagi ja läheksid kuskile, siis türa sa lähed. Sest et me oleme Eesti vabariigis, fucking vabariik, sa oled vaba! Väga vaba, jah. Sul on vabadus teha seda, mida Eesti riik sinult nõuab. Tahad sa lõpetuseks midagi öelda? See kaitseväe teemal on see, et sa sünnid siia riiki, sa saad 18, sa nagu tahad, sa oled nagu poes, tahad nagu letist, tahad läbi minna, aga kassapidi ütleb, sul on see asi maksmata, maksa ära. Ja sa maksad, ja sa pead oma ajaga maksma. See ei saa nagu... Okay. Siit näides sa peadki asjadest maksma poes. Ei, no jaa, aga ma pole ostukorvi midagi pannud. Sa pole midagi pannud? Kas ma panin kaitseväe... Sa pead võtma selle asja ja sa pead maksma selle. Sa pead ostma selle. See on nagu sa lähed e-poodi, vaata, ja siis sul on insta üks asi on korvis juba, vaata, ja siis sa oled mingi shit, ma ei taha seda osta, vaata. Ma ei taha seda osta ja siis sa on mingi... Sa oled kohustatud ostma midagi. Igaüks on. Või siis sa oled kohustatud teatud vanuses minema metsa ja siis seal elama aasta aega ja keegi käsutab sind. Sa oled kohustatud, see on nagu päris nagu otsekohene, päris nagu see ongi see nagu, see ongi see nagu natuke selles mõttes parem näide, sellepärast, et see literally ongi see, mida mul ei ole midagi selle vastu, et inimesed tahavad oma riiki kaitsta. Isto, kui sa vaatad seda praegu, Chris, mul ei ole midagi selle vastu. Absoluutselt, kui sa tahad seda teha. Aga mina olen selle vastu, et kui su riigi nime, kui sul on kirjas Eesti Vabariik, ehk siis iga inimene, kes siin fucking riigis elab, peaks olema vaba, siis sa ei saa samal ajal sundida seda tegema midagi, mida ta ei taha teha. Ükskõik, mida see riik ka ei arva, et tema jaoks parem on. Või riigi jaoks. Türa, sa ei saa öelda, et sa oled vabariik, kui sa sunnid inimesi, kodanikke tegema midagi. See ei ole vahet, mis see on, räägi mulle, mis see on või miks või mida iganes. See ei ole vahet. Sa ei saa sundida inimesi tegema midagi, mida nad ei taha teha. Kui sa seda teed, siis see on fašism, see on dictatorship, diktaatorlus. See on diktaatorlus, see on õige sõna või? Sa oled dictatorship. kõik, ma ei taha selles episoodis rohkem sellest rääkida. See on minu vaatenurk. Kui sul see ei meeldi, siis mul on tõesti kahju, sa ei mõtle väga, sa ei ole väga intelligentne inimene siis minu arust, aga see on ka minu arvamus. Sa võid mind vihata, sa võid mu putsi saata, aga ma ei kuule seda, sest me ei ole isegi laivis, mul ei ole isegi chati. Isto, kui sa tahad sellest rääkida, lähemalt saame kokku, tule siia podcasti, räägime podcastist sellest. Veena mind ümber, Isto, tule podcasti ja veena mind ümber, et mul ei ole õigus. Veena mind ümber, et Eesti Vabariigis tohib inimesi sundida tegema midagi, mida nad ei taha teha. Palun. Sa võid peeretada mikrisse lõpetuseks, teha mida iganes. See on Einar jututuba. Tsensureerimata. Aga mina pean lõpetama. Bye bye. Tšauki tšau. Isto, ma armastasin tegelikult. Sest et ma eristan inimest tema contentist. Siin content on alati litt olnud ja ma arvan, et on edasi. Istol on tegelikult päris hea content. Sitakse content. Ma ei võta isiklikult seda, milline inimene sa oled või et sa mingi saadad mu putsi, siis ma saatsin sinuga putsi. Sorry, ma tahaks sulle näkku vabandada. See oleks agressiivne, vaata, mingi tegevus, mida ta ei ole. Aga su content on litt ja ma respektin sind kui koomikuna ja content loojana ja mis muud oskan öelda? Aitab Isto kottide lakkumisest. Aitäh, et tulid Einar jututuppa. Thanks, see, et ma üldse siin nägin linnas täiesti lambist. Ja mingi, jalutan rahulikult juuksuris koju ja siis mingi vaatan mingi, shit, Einar on ju, mingi lähen Einarile. Ma ei tulnud teda ära, ma läksin Einarile, läksin mingi külje alla, mingi pjõllita vennal otsa, vend vaatab mingi, kes sa... Ma ütlesin, et mingi välismaa tahab tuld saada. Kes sa oled, mingi, mis asja, mingi... Sa ütlesid mingi light.
kuulsin, et sa ütlesid light, do you have a light? ma ei tea, mingi... Ma mõtlesin, et mingi välismaal tahab tuld saada, ta oli, vaata, ta on nagu suurem kui minust või ma ei tea, mulle tundus võib-olla või oled minust suurem või? Ma ei tea. Mul tundus see, kui sa tulid nii nagu järsku ja agressiivselt veits nagu niimoodi nagu lähenesid, mul oli kohe positsioon tekkis. Sa olid mingi võõras tuli. Mingi vend tahab nagu mingi, et umbes do you have a light, vaata, nuga saab või nuga saab. Nagu siuke olukord oli, nagu ma olin nagu, okei, ma olen valmis Wing Chuni tegema, vaata. Aga siis tuli välja, et see on UBG, ma ei tundnud ära, sest ta käis juuksuris. Sa oled ennast korda tõmmanud, sa näed sitaks ja mul põhikooli klassivend on juuksur, jah. Oi. Ja barber Pinkapets. Sensureeri ära panen biibi sinna pealt. Kas nad ei ole sponsorid? Aitäh, et tulid. Aitäh, et vaatasid, aitäh, et sina tulid. Näeme järgmises episoodis.